Mart Helme, te tegite siseministrina hulk algatusi, mis nüüd on osutunud täiesti ülimalt olulisteks ja see puudutas sisejulgeolekut, üldist julgeolekut laiemalt, toidujulgeolekut. Palju neist nagu tehti tookord maha, aga nüüd oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus on väga-väga vajalikud asjad. Et meenutame, mida need seal puudutasid? Ja no me mäletame, et kui meie valitsus maha joosti täiesti otsitud mingi Porto Franco kaasusega, siis meil olid just käivitumas terve hulk selliseid ettevõtmisi, mis oleks praegu juba enam-vähem kuskil 4–5 aastat saanud reaalsuses edasi areneda. Ja need oleks kahtlemata meie julgeoleku viinud kvalitatiivselt uuele tasemele. Praegune valitsus on teinud julgeolekust oma leivanumbri, aga me eriliselt julgeoleku kvalitatiivset tõusu ei näe. Räägitakse ainult sellest, kuidas me eraldame rohkem raha. Raha on tore asi, aga raha peab realiseeruma ja materialiseeruma millekski konkreetseks. Ja see, mida meie omal ajal algatasime, mida mina siseministrina algatasin, üks on nüüd jõudnud siis ka avalikkusesse, et meil on vaja kriisireservi. Meil on vaja kriisireservi, mis tuleks toime nii siseriiklike kriisidega kui ka piirivalve toetamisega, kui ka võib-olla mingisuguste ekstraordinaarsete ülesannete lahendamisega ja mis oleksid ühtlasi meie kaitsejõudude ja kaitsevõime lahutamatu osa. Ja kui mina seda kriisireservi initsiatiivi algatasin, siis püüti see tembeldada mingiks Mart Helme eraarmee tegemiseks. Mart Helme tahab eraarmeed teha, et valitsust kukutada, põhiseaduslikku korda kukutada ja mingit täiesti sellist rumalat juttu räägiti. Nüüd on siis see kriisireserv leitud, et on väga vajalik ja sellega on vaja tegeleda. Aga ma ei ole väga konkreetseid samme näinud ega kuulnud. Meie konkreetsed sammud tookord olid seotud sellega, et me eraldasime raha. Juba läksid käima varustuse hanked, sest et kriisireserv oli meil mõeldud ju eelkõige siserahutuste ohjamiseks, kui meil näiteks 5. kolonn tagajalgadele aetakse GRU agentide rajalt maha võtmiseks, aga ka kui toimub näiteks massiline illegaalne piiriületus, et siis oleksid meil olemas reservjõud, kes läheksid mitte vabatahtliku ja selles mõttes ka mitte püsivalt välja õpetatud ja püsivalt rivis oleva Kaitseliidu asemel piirivalvele appi, vaid meil oleks ka vastava varustuse ja vastava väljaõppega kriisireserv, mida siis suunata kas Narva piirile või lõunapiirile või ükskõik kuhu, kus see kriis meil parasjagu tekkinud on. Nii et see oli asi, mis pandi kohe praktiliselt seisma ja nüüd on ta siis seisnud ja ütleme, et 5 aastat ei oleks see arendamine päris ära kestnud, aga kuskil 4 aastat oleme me kaotanud selle kriisireservi tegemisega. Kriisireserviga liitus veel üks idee, mis mul oli. Nimelt tahetakse meil praegu likvideerida Paikuse politseikooli. Ma käisin Paikusel vaatamas, Paikuse politseikooli hooned ja kogu see territoorium on tegelikult üpriski kehvas olukorras, amortiseerunud hoonetega ja sisustusega. Plaan oli selline, et kogu see asi seal enam-vähem maatasa teha, ehitada uued hooned ja kriisireservi väljaõppe toimuks koos politsei väljaõppega ja oleks kriisireservi alalise paiknemise baasiks. Nimelt minu loogika kohaselt kriisireserve ei peaks paiknema Tallinnas, vaid peaks olema Tallinnast väljaspool, et ütleme mingi 5. kolonni või GRU operatsiooni korral oleks ta pealinnast eemal ja saaks sealt kiirreageerimise korras tulla pealinna või ka kuskile mujale. Plus siin oleks veel väga oluline moment see, et alaliselt seal paiknenud kriisireservi saaks kasutada meie lõunapiiri operatiivseks kaitsmiseks ja täidaks selle lünga, mis meil praegu on. Meil kagupiiril on küll Kuperjanovi pataljon, aga edelapiiril ei ole meil ju peale väga hõreda politsei- ja piirivalveameti jõudude mitte midagi. Et see nüüd üks asi. Teine asi ja väga oluline asi on see, et kriipsutati väga kiiresti maha see kopteri hange, mida me plaanisime, välja vahetada need vanad
ja tootmisest maha võetud kopterid, mis meil on praegu piirivalve ja politseiameti käsutuses ja millest üks ainult on nii-öelda külma ilmaga kasutatav, millel teoreetiliselt peaks olema tiiviku soojendussüsteem, mis paraku oli enamalt jaolt kogu aeg rikkis, vähemalt minu ajal. Et uued kopterid, kopteripark oleks suurem, koptereid oleks eri mõõdus. Jutt oli sellest, et meil peaks olema roteerumise võimaldamiseks 2 suurt kopterit, mis võtavad pardale rohkem kui 20 inimest, mida on võimalik kasutada nii evakuatsioonikopteritena kui ka kiirreageerijate toimetamise kopteritena. Ja et ühtlasi arendada välja ka kopteriteenindusvõrgustik, see tähendab seda, et meil oleks olnud mitte ainult Tallinnas, Kuressaares ja Tartus kopteri tankimise ja teenindamise võimalus, vaid tuleks lisaks ka veel Pärnu ja võib-olla ka Ida-Virumaal Narva või mõni muu Ida-Virumaa koht, kus ühesõnaga, et meil oleks kogu Eesti territoorium kaetud kopteri teenindus tankimisvõrgustikuga nii, et ei oleks seda hirmu, et meil kopterid kütuse puudusel või mingisuguse teenindusprobleemi tõttu mingisugusel hetkel jääksid mingiks ajaks seisma. Ja kui me nüüd võtame jällegi selle julgeoleku olukorra, milles me praegu oleme, siis on ju selge see, et sellise kopteri võimekusega meie operatiivne tegutsemine oleks hoopis teisel tasemel. Nüüd kolmas ja mitte väheoluline, isegi ütleksin, et palju olulisem võib-olla oleks olnud ka see initsiatiiv, mis meil oli välja arendada piirivalve vastav laevastik. Idee võtsin Ameerika Ühendriikide Coast Guardi praktikast. Need ei oleks olnud väga suured laevad, aga neid oleks olnud kuni 8. Lasin spetsialistidel natukene uurimistööd teha. 6-8 laeva oleks olnud sellised, millega me oleks kogu Eesti rannikumere suutnud ära katta. Ja nad oleksid praeguses olukorras olnud väga operatiivselt, kui nad oleksid loomulikult peale saanud ka vastava varustuse, sealhulgas veealuse seire varustuse, mis on väga kallis muide. Kogu selle veealuse infrastruktuuri valvamiseks meil kasulikud ja vajalikud. Aga meil oli plaanis ka vähemalt 2 suurt kopterivõimekusega päästelaeva tellida ja ühe osas meil käisid isegi juba kalkulatsioonide läbirääkimised ja valitsus oli valmis eraldama 42 miljonit tollases vääringus selle laeva tellimiseks. Aga jällegi, kõik see visati prügikasti ja siin me nüüd oleme. Piirivalvelaevad anti kaitsejõudude käsutusse, see tähendab seda, et nende funktsioon seal on hoopiski midagi muud, aga me oleksime vastastikku sünergia tekitanud kaitseväelaevastikuga ja piirivalvelaevastikuga ja katnud ära, nagu ma ütlesin, kogu meie rannikumere operatiivselt sellega, et me oleme igal pool esindatud, me näeme kõike, me peame sidet omavahel, me informeerime nii kaitseväge kui ka muud. Pluss selle kõigega oleks ju liitunud veel see, et meil juba oli ja on praegu ka piirivalve oma radari ja nii-öelda pealvee seire võrgustik, aga seda oleks tulnud veel uuendada, täiendada. Ja kõik see kokku oleks tõstnud Eesti kaitsevõime ja reageerimisvõimekuse täiesti uuele kvalitatiivsele tasemele. Nii et niisugused plaanid ja ettevõtmised meie valitsuses olid ja nad olid jõudnud juba sellesse faasi, et nad ei olnud enam mingi teooria, vaid neid hakati juba praktikasse rakendama. Ja siin on veel üks väga oluline asi. Minu ja meie valitsuse ajal alustati nii-öelda varude agentuuri loomisega. Ja varude agentuur on ülioluline moment, et tagada kriisiolukorras elanikkonna toimetulek mitte ainult toiduainetega, vaid ka teatud esmatarbekaupadega, meditsiinivahenditega, meditsiini igasuguste rohtude ja muu seesugusega. Ja see ei puuduta mitte ainult seda, et inimene saab kuskilt apteegist osta peavalutabletti, vaid see puudutab ka seda, et meil haiglates ei lõppeks otsa mingisugune
operatsiooni läbiviimisel äärmiselt vajalik komponent, olgu ta siis mingisugune desinfitseerimisvahend või mis iganes. Ka see jäi kiratsema, ütleksime niimoodi. Ja kuna meil plaan oli ambitsioossem, oleks näinud ette ka erinevates Eesti osades teatud laovõimaluste tekkimist ja kogu logistikasüsteemi väljaarendamist, siis nüüd pärast meie valitsust mindi lihtsama vastupanu teed ja delegeeriti sisuliselt see ülesanne kaubanduskettidele, kelledel öeldi, et aga neil on juba laod ja transport ja kõik asi olemas ja nad roteerivad kõiki neid kaupasid ja et kaubad ei jää seisma ja siis me ei pea neid allahindlusega hakkama müüma ja turgu solkima ja kõik need kaalutlused on loomulikult igati loogilised ja õiged, aga see tähendab seda, et meil sisuliselt on riik oma ülesande lükanud eraettevõtjate kraesse, aga eraettevõtjad saavad ju oma kaubandusnomenklatuuri suures osas importkaupade näol. Ja see tähendabki seda, et meil tegelikku toidujulgeolekut võib-olla mõne nädala ulatuses on, aga pikemaks perspektiiviks mitte. Nii et see meie initsiatiiv on vähemalt kuidagi poolrehkendust tehtud, ehkki mitte täisrehkendust, aga initsiatiiv oli meie oma. Ja kokkuvõttes tuleb öeldagi seda, et 4 aastat, isegi 5 aastat peaaegu on kaotatud selle asemel, et oleksid need ettevõtmised jõudnud realiseeruda ja tekitada tõesti olukorra, kus Eesti kaitsevõime, Eesti päästevõime oleks hoopiski kõrgemal tasemel. Ja veel üks oluline asi, õigemini 2 olulist asja. Minu ajal käisid juba läbirääkimised ka nii-öelda integreeritud turvasüsteemi loomiseks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me võtsime plaani ühtlustatud seadusandluse väljatöötamiseks, et nii politsei, eraturvafirmad kui ka munitsipaalpolitsei saaksid ühtsed reeglid, et nad saaksid üksteist vastastikku igasuguste intsidentide ja kriiside puhul toetada. Ka see pühiti laualt maha. Ja praegu ongi niimoodi, et kui mupo võtab järese näiteks trammist maha, siis ta seisab ja ootab, kuni politsei tuleb seda ära viima. Selle asemel, et tal oleks endal vastavad õigused ja volitused ja sama kehtib ka turvafirmade kohta, et ka see väga oluline initsiatiiv operatiivse, kiire, efektiivse turva tagamise seisukohast ellu viia on jäänud rakendamata. Ja last but not least, nagu inglise keeles öeldakse, merepäästevõimekus. Merepäästevõimekus on meil väga ebaühtlane. See tähendab seda, et meil on küll väga palju vabatahtlikke merepäästekomandosid, aga meil on komandosid, kellel tegelikult merekõlbulikke sõiduvahendeid ei ole. Ja kogu see merekõlbulike või mitte merekõlbulike sõiduvahendite nomenklatuur on kirju, erineva varustusega, ka kaldapunktid, need nii-öelda staabid on erineva varustusega ja siin oli samuti plaan selline, et selgitada välja, kui palju meil on merekõlbulikke aluseid vaja, missuguse hinnaga, kust me võiksime need hankida ja kogu Eesti ulatuses, meie rannajoon on ju väga pikk, kui me võtame veel ka siin saared, suursaaredki oma nii-öelda rannajoonega, siis me saame ikkagi kokku veel 100 ja 100 kilomeetrid lisaks sellele, mis meil maismaa rannapiir on ja väikesaared lisaks, et me oleksime varustanud suurhanke korras kõik oma vabatahtlikud merepäästekomandod ühesugused sõiduvahenditega, ühesuguse tehnoloogiaga, ühesuguse väljaõppega ja viinud ka selle niisugusele unifitseeritud ja kvalitatiivselt uuele tasemele. Nagu öeldud, need asjad on jäänud tegemata, midagi on loomulikult vahepeal toimunud, mingi areng ju päris seisma ei ole jäänud, ehkki mõnel pool on ka taandarengut toimunud, aga see näitab seda, kuivõrd tühi ja õõnes ja ainult rahale keskenduv on tegelikult see praeguse reformierakondliku valitsuse julgeolekupoliitika praktikas. Ja, et kaotati aega, kritiseeriti, joosti valitsus maha ja
te nägite neid asju juba ette, aga praeguseks seisus on nüüd häda käes ja aega on läinud. Ja no nüüd on jutt kogu aeg ju sellest, kuidas Putin on meile tekitanud julgeolekukriisi ja Putin nii ja Putin naa. Loomulikult selleks ei olnud vaja ju olla oraakel, et teada, et me elame Venemaa kõrval. Ei ole vaja olla oraakel, et teada, et Venemaa on alati olnud oma naabrite suhtes agressiivne, kui neil see võimalus vähegi on olnud. Ja et Venemaa imperialistlikud neelud ei kao mitte kunagi. Selleks ei ole vaja olla mingisugune oraakel, aga küsimus ei ole ka ainult Venemaas, küsimus on ju ka meie oma sisejulgeolekus ja küsimus on selles, et kui me oleme siin sõna otseses mõttes pöialt imenud oma kaitsevõime tõstmisega, mida me oleme siis teinud? Me oleme Riho Terrase ajal, kes praegu on oigui targaks läinud seal Europarlamendis, rääkinud jõukohasest riigikaitsest. No jõukohane riigikaitse tähendab seda, et natuke midagi teeme, aga päriselt ei tee. Siis me oleme ehitanud siin missiooniarmeed. Küll me oleme eksportinud sellega julgeolekut ja küll me oleme importinud sellega julgeolekut. Aga julgeolekut tegelikult ei ole. Missiooniarmee ei ole võimeline tagama Eesti julgeolekut piirist piirini, põhjast lõunasse, sisejulgeolek kõigel lisaks veel. Nüüd on ühtäkki avastatud, et meil ei ole piisavalt laskemoonavarusid. Ma teadsin juba aastal 2015, et selle nii-öelda jõukohase riigikaitse ülesehitamise käigus oli meil laskemoonavaru ainult umbes 3 päevaks. Erinevalt seal oleneb, mis nomenklatuuri lõikes, mõnda mürsku oli rohkem ja mõnda padrunit oli vähem. Aga keskelt läbi 3 päeva lahingumoonavaru oli aastal 2015. Nüüd on aasta 2025, 10 aastat on mööda läinud. Ma ei tea, kui palju olukord on muutunud, aga väga palju, ma kardan, muutunud ei ole, sest me anname ju kogu aeg ära Ukrainale, kes pidi meie eest sõdima. Et me oleme kaotanud aega ja küsimus ei ole ainult selles meie julgeolekulises situatsioonis, nagu me oleme, et meil on piiri taga Putini agressiivne naaber. Küsimus on ka selles, et meil on olnud valitsused, kes on täiesti vastutustundetult suhtunud Eesti kaitsevõime ja julgeoleku tagamisse. Ja see on tegelikult põhiprobleem. Täna te küsisite ka toidujulgeoleku kohta peaministrilt ja sealt tuli muidugi ebamäärane vastus. Tegelikult me ikkagi ohu korral oleme isolatsioonis ja see on päris tõsine probleem. Minu küsimus oli ju konkreetne. Kas valitsuses on ettepanekuid väljatöötamisel, et mis tahes kriisi tekkimisel, aga ma ka rõhutasin, et see ei pruugi olla ainult sõjaline kriis, see võib olla ka mingisugune looduskatastroof, see võib olla mingisugune finantskollaps, et kui meil impordiliinid mingil põhjusel takerduvad, me toodame ju oluliselt vähem toiduaineid, kui meil tegelikult vaja on. Me sõltume täielikult toiduainete osas ka impordist. Et kas siis valitsuses on plaan öelda inimestele, et nii, me peatame praegu nende ja nende eurodirektiivide ja nende individuaalmajandustele või üksikutele inimestele piiranguid seadvate toiduainete tootmise igasugused seadused. Praegu sisuliselt ju erainimene siga kasvatada ei saa. Sa võid siga kasvatada, aga tappa seda ta ei tohi, eks ole. Ja kui me nüüd lõpetame ära puurikanade pidamise, siis meil tuleb ka munakriis. Et ma mäletan, et 80ndatel aastatel, kui Poolas läks lahti solidaarsuse liikumine ja kõigest tuli äkitselt puudus ja siis oli selline naljajutt, et kui kaua võtab aega Varssavis muna praadimine. Ja vastus oli 2 tundi ja 2 minutit, sest 2 tundi tuleb seista, et saada mune järjekorras ja siis 2 minutit läheb selle praadimise peale. Et me võime jõuda täpselt samasesse olukorda, kus inimesed hakkavad ründama turgudele, maale, veel eksisteerivatesse talumajapidamistesse ja sealt Jumal teab, mis kalli raha eest viimast kui hamba alla pistetavat asja välja kauplema. Et niisuguse asja tuleb ka osata ette näha ja praegu meil ei ole toidupuudust. Palun telli Volt või Bolt ja tuleb sul toit laua peale. Ükskõik, kas see on nüüd kvaliteetne või mitte kvaliteetne, aga nälga sa ei jää. Aga kui Voltil ja Boltil ei ole ka tooret, millest oma burgerit või pizzat või mida iganes toota,
siis ei ole ka Wolti ega Bolti. Ja mis siis saab? Ja võin meenutada siin aega teise maailmasõja ajal, kui vaatamata sellele, et meil kuskil 70% rahvastikku elas maal ja maamajapidamised olid ikkagi põhimõtteliselt elujõulised, siis Saksa okupatsioon, mis rekvireeris ja ostis odava raha eest mingite ostmarkade või millede eest osteti kokku toiduaineid, tegelikult oli toiduainete nappus kogu aeg. Ja ma tean, et minu vanemad sõitsid jalgratastega linnast välja ja kammisid majapidamisi ja vahetasid siis toitu riiete vastu ja mingite ehete vastu ja muu seesuguse kättesaadava kraami vastu. Tähendab, nemad andsid omalt poolt siis riideid või ehteid või mida iganes, mis neil anda oli ja said siis selle eest mune võid pekki toiduaineid. Et me ju ei soovi seda ja praegu ei ole ju meil 70% elanikest maal ja ammugi ei ole meil enam seesugust talumajapidamist. No kogu seda juttu kokku võttes, siis on ikkagi hämmastav, kuidas need algatused, mis olid kõik, oleks õigeaegselt tulnud ja edasi siis arendatud ka siis, kui valitsus nagu maha joosti. Et nad ei tunnista seda ikkagi ja nii vastutustundetult ja ülbelt käitutatakse, et ei tunnista oma viga isegi ja et teil oli õigus. No aga siin ei ole ju midagi imestada, kui ma mõtlesin siin, mis on Reformierakonna definitsioon. Reformierakonna definitsioon on väga lihtne. Broiler pluss korruptsioon. Ja broilerid ei ole ju elukogemusega. Nad ei ole ju tegelikult reaalmajanduses, reaalses elus, reaalses töös üldreeglina osalenud või on siis teinud mingisugust kontoritöökest kuskil. Neil ei ole päris elust, sellest, kuidas tuleb leib laua peale või kuidas muna jõuab laua peale või kuidas lihakääntsakas jõuab laua peale. Neil ei ole sellest tegelikult reaalset ettekujutust. Kui palju see maksma läheb? Mis on kogu selle protsessi kestvus? Kui palju ühest seast siis ikkagi liha kätte saab ja kui palju sellest ühest seast inimesi ära toita saab. Et need on niisugused väga lihtsad asjad iseenesest. Aga ma mäletan, et kui ma olin Kirjastuste Liidu tegevdirektor ja oli vaja hakata tegelema seal ka niisuguste primitiivsete asjadega nagu raamatu hinna kalkulatsioon. Siis üks vana kirjastuse direktor õpetas mulle, kuidas kalkulatsioon käib. Et see ei ole nimelt see, et kui palju sa maksad trükikojale ja kui palju sa müüd maha ja saad kasumit sellest maha müüdud tiraažist, vaid küsimus on selles, et sa pead arvestama, et sul on vaja kontorilauda. Kui palju see maksab? Missugune on selle kontorilaua amortisatsioon, kui palju sellest iga aasta maha kulub ja kui kaua see laud sul üldse vastu peab. Kui mitu lambi pirni sul aastas läbi põleb ja sa pead neid välja vahetama, sa pead ka selle ja pluss loomulikult palju see elekter sul maksab. Kui palju sa maksad toasooja eest, kui palju sa maksad transpordi eest, et trükikohast tiraaž ära tuua, trükikohast raamatupoodidesse viia, kogu see asi. Ühesõnaga, ta tegi mulle puust ja punasest kõige pisemate asjadeni selgeks, mis asi on kalkulatsioon ja kuidas kasumi marginaal välja arvutada. Et mul on tunne, et meil tänase päevani riigis niisugune kalkulatsioonivõimekus puudub. Ja broileritelt ja korruptantidelt ei ole muidugi absoluutselt mõtetki oodata seda. No ja, siin ei olegi muud valikut, kui tuleb see asi ära lõpetada sellise valitsuse pool. Jah, tuleb uuesti EKRE valitsusse lasta. EKRE on lahendus. See EKRE on praktikud. Minul tagasihoidliku persoonina on üpriski ulatuslik elukogemus.